Kallid patsientid, seoses koroonaviiruse haigestumise vähenemisega me hakkame plaaniliselt vastu võtma haigeid nii ambulatoorsesse osakonda kui ka statsionaari. Selleks aga, et maandada riske COVID-viiruse leviku osas, siis me ei tee seda tavakorras, vaid meil patsiendid tulevad läbi kontrollpunkti. Kontrollpunkti ülesanne on välja selgitada, et patsiendil ei oleks ägeda respiratoorse viiruse tunnuseid, tal ei oleks palavikku ja ta kinnitab seda ka oma allkirjaga. Lisaks sellele küsitletakse seal ka lähi perekonnaliikmete tervise osas ja kui kõik on hästi, teie perekonnaliikmed ei põe COVID-viiruse infektsiooni, siis me anname teile kirurgilise maski ja lähete teile määratud osakonda. Nüüd, kuidas siis maandada neid riske meil haiglas viibides? Oluline on see, et te kannaksite kirurgilist maski õieti, jälgiksite seda distantsi, et te järgmisest töötajast või patsiendist olete vähemalt 2 meetri kaugusel ja teeksite kätte antiseptikat siis, kui te puudutate mingeid kontaktpindu, käite tualetis ja nii edasi. Patsiendid, kes tulevad plaanilises korras haiglaravile, need enne haiglaravile saabumist peavad olema testitud COVID-viiruse osas. Testi saab teha meie haiglas 24–48 tundi enne seda, kui teie kuupäev on plaaniliseks raviks. Testi saab teha ka perearsti juures, aga see test peab olema negatiivne ja testi vanus ei saa olla rohkem kui 48 tundi. Kõikide patsientidega, kelle plaaniline ravikuupäev on paigas, nendega võetakse ühendust ja seletatakse veel kord läbi see kord, kuidas tulla haiglaravile. Soovin kõigile toredat kevadet ja head paranemist.